Tavaliselt arvatakse, et inseneriõpe ja inseneeria on väga-väga teoreetiline ja väga kaugel reaalsest elust. Et see ei ole nii. Kindlasti ka Tallinna Tehnikaülikoolis meil on kõik vajalikud laborid kõikides valdkondades, alustades ehitusest, mehaanikast, energeetikast, soojustehnikast ja ka keemiatehnikaga seotud laborid, kus me saame ka erinevaid materjale katsetada ja leiutada ka. Ja neid kasutame ka õppes. Ja inseneriõpe on väga-väga seotud reaalse eluga ja me lahendame siin reaalse elu probleeme igapäevaselt. Selles majas on ehitusega seotud laborid. Kõige suurem on ehituskonstruktsioonide katselabor, mis asub allpool ja seal saab katsetada konstruktsioonid ka väga suurtes mõõtmetes, meetrites, ka sillatalade tugevust katsetada, näiteks katsestentidel erinevatel suundadel, mitte ainult ühel suunal, näiteks koormata, vaid mitmel suunal, hästi suurtel koormustel. Ja meil seal asuvad ka 2 kliimakambrid, kus saab simuleerida ka erinevaid kliimatingimusi miinuskraadidest plusskraadideni ja niimoodi me saame katsetada ka materjalit, saades aru, kui pikk nende eluiga on. Meie praegu oleme siin ventilatsiooni ja küttelaboris, kus saab katsetada erinevaid kütte ja ventilatsiooni lahendusi. Minu taga on näha ka tule katsestendi, kus on võimalik erineva kiirusega katsetada tuule püsivust konstruktsioonidel. Need võivad olla ka väiksed konstruktsioonid kui ka suured konstruktsioonid. Ja üks veel huvitav labor, mis asub selles hoones, on teede ehituse ja teede materjalide katselabor, mis on akrediteeritud labor, kus katsetatakse teekatteid ja asfalti ja betooni ja teisi materjale, mida kasutatakse tee-ehituses ja sillaehituses. Eesti on nii väike, et me oleme ainus Tehnikaülikool Eestis ja meie vastutada inseneriõppe eest. See on üks väga suur vastutus, üks väga suur roll. Me ka selle poolt väga selgelt eristume teistest ülikoolidest, aga meie eripära on võib-olla ka selles, et meil on väga hea keskkond, kus meil on inseneeria kõrval on väga tugev IT, väga tugev majandus, väga tugev loodusteaduskond ja Emera ka, kus me saame koos teha tõesti teistsugused asjad, kui seda saavad teha teised kõrgkoolid. Ja sellised sünergiad otsides me oleme ka avanud ka mitmed õppekavad, mis on tehtud ka mitme teaduskonna vahel koostöös ja selle suunas me liigume ka edasi. Tööpuudust kindlasti ei ole. Inseneri on vaja igal pool. Ja mina tahaks küll pigem mainida seda, et üks asi on tööpuudust ei ole praegu, aga seda ei tasu karta tulevikus ja meid hirmutakse igapäevaselt, et tehisintellekt võtab töökohad üle. Inseneridega seda ei juhtu. Vähemalt järgmiste 50 aasta jooksul, olen päris kindel. Eestis on väga palju väga häid ettevõtteid. Ei tasu karta seda, et me oleme maha jäänud ja meil tehnoloogilised arengud on väga aeglased. Tegelikult vastupidi, me oleme oma väiksuse tõttu väga hästi toimetanud siiamaani. Proovime hoida seda sama tempot edasi, aga selleks on vaja rohkem inimesi, kes panustaksid tehnoloogiatesse, inseneeriasse ja selleks on vaja siis tööjõudu just, et me areneksime edasi sama hästi.